Estraveli turundusosakond käis eelmisel kevadel kaugkontorit tegemas Portugalis. Küll aga mitte Portugali mandriosal, vaid hoopis Assooride suurimal saarel São Miguelil. Kuna meie lend läks välja hommikul, siis mõtlesime, et oleks väga tore päeva alustada Tallinna lennujaama LHV Lounge'is. Lounge oli just ka läbinud uuenduskuuri, seega oli 2 ühes käik. Tere varahommikust! Oleme oma tiimiga Tallinna lennujaamas, alustamas oma kaugtööreisi ja enne lendu tulime siis nautima mõnusat aega, hommikusööki ja kohvi Uhi uude Tallinna lennujaama äriklassi lounge'i. Väga ilus näeb siin kõik välja. Lounge ise on väga kena, avar ja valgusküllane. Hommikusöök oli väga maitsev. Piisavalt valikut kõigi jaoks, lisaks külmadele suupipsetele sisalduvad hinnas ka alkohoolsed ja mittealkohoolsed joogid. Kui külastada lounge'i lõunasel perioodil, on valikus lisaks ka veel kerge soe eine. Kasutada saab nõupidamiste ruumi ja leida privaatsemaid nurgakesi töö tegemiseks, meelelahutuseks on suured telerid ja lastega peredele hubane puhkenurk. Saab päikest võtta. Ilusa ilma korral on võimalus olla ka väliterrassil. Estravelis saab LHV Lounge pääset osta soodushinnaga. Võime kohe ära mainida, et Assooridele lend on kokkuvõttes üpriski pikk. Meie lendasime Air Balticuga läbi Riia Portosse, kus oli mõni tund ootamist ning siis juba edasi 2,5 tundi São Migueli saarele, Ponta Delgada lennujaama. Pärast kohvrite kättesaamist saime pikema ootamise peale lõpuks ka oma 2 rendiautot kätte ning lennujaamast astusime välja juba täielikku õhtupimedusse. Aga oi kui sooja ning mõnusasse temperatuuri. Jõudsime Assooridele, nii et tere tulemast Assooridele. Euroopas on autorendiga selline kummaline teema, et veidi suurema seltskonna puhul tuleb 2 väiksema autorent oluliselt soodsam kui 1 suur. 7-kohalised sõidukid ja automaatkäigukast on Euroopa autorendifirmade arvates eriline luksus, mille eest võib kõvasti lisaraha küsida. Kuna meie soovisime kulud madalad hoida, langes valik manuaalkastiga 5-kohaliste autode kasuks. Esmalt veidi harjumist vajava manuaalkastiga sõitmise harjutamiseks aega ei olnud, sest alles hilisõhtul pimedas kohale jõudmisel oli kõikidel soov kiirelt majja jõuda. Käenulisete suurte tõusude ning laskumistega teed tekitasid koheselt tunde, justkui oleksid rallipaketiga tööreisile tulnud. Sõita on Assooridel mõnus, teed on head, liiklus mitte üleliia tihe ja vaated absoluutselt imelised. Mitmes kohas sai tee ääres ka kinni peetud, et pilti teha. Assoorid on tõeliselt maagiline pärl keset Atlandi ookeani ja õigustatult ka paljude unistuste sihtkoht. Saarel asuvad külad pakuvad kohati justkui ajas tagasi rändamise tunnet, millest annavad aimu Munakivi tänavad, vanad kirikud ja värvilised majad. Kohalikud turud ja restoranid pakuvad võimalust maitsta saare kööki, kus domineerivad värsked mereannid, veiseliha ja traditsioonilised road nagu Cocido das Furnas, mida küpsetatakse maa-alustes geotermaalsetes ahjudes. São Miguel pakub hulgaliselt matkaradasid, mis viivad läbi saare lopsakate metsade, mööda kaunitest koskedest ja järvedest, pakkudes seikluslikku ja maalilist kogemust nii tõelistele matkasõpradele kui ka neile, kelle jaoks matkamine ei ole ainult elustiil, vaid põnev kõrvalepõige arielust.
samuti on Asoorid üks parimaid kohti maailmas vaalavaatluseks. Saomi Guellit saab võtta ekskursioone ookeanile, kus on võimalik näha mitmeid vaalaliike ja delfiine nende looduslikus elupaigas. Meie koduks Asooridel oli Furnase linnakeses üks tore maja läbi 3 korruse. Seal olid kõik mugavused olemas ja piisavalt mitu tuba, et ka tööd sai ideaalselt teha ning veebi kaudu isegi erinevatel koosolekutel osaletud. Koosolek 1. Jah, 1-to-1 koosolek. Meil oli väga mõnus väike aiake, kus ideaalne hommikusööki süüa ja kohvi juua. Köögis said meie seltskonna tublimad kokad ära katsetatud ka erinevad maitsvad road. On maja tuuriaeg. Räägime natukene piirkonnast, miks me selle maja valisime ja vaatame tuppa ka. Seekord me konkreetset siht või nagu piirkonda ei valinudki, et tahame just sinna linna või sinna kohta majutust, et see saar on võrdlemisi väike. Mauri ütles, et väiksem kui Hiiumaa. Eks ta ilmselt natuke on, kuigi ta isegi siin olles, ja ta on piklik, siin olles ta ei tundu, kuna siin on igasugused mäed ja loodus ja kõik see, et päris Hiiumaaga ikkagi ei anna võrrelda selles mõttes. Aga suuruse poolest ilmselt ta natuke väiksem on kui Hiiumaa. Seekord oli põhimõtteliselt indikaatoriks hind. Ja hinnavahed on siin ikka, me vaatasime maju, mis olid 3000 ja 4000 isegi nädalaks. Aga see maja siis osutus valituks just selle tõttu, et ta nägi nagu piltidelt väga äge välja, ruumi oli ka palju. Asukoht on tegelikult isegi super, mida ma avastasin tegelikult alles siia jõudes. Me haksime 6 öö eest 1060, 1080, midagi sellist. Ja meil on 7 inimest. Ja tegelikult see mahutab 9 inimest, mis oleks nagu natuke kitsas juba, aga ülihea hind. Siis oleme Furnase linnas. Ja siin on meil Dona Beja või Beja, kuidas seda hääldatakse? Dona Beja, Need on termid, siis kuumavee termid. See puidust majake, mis seal paistab, sealt on sissepääs. See on väga populaarne koht, parkla on päev läbi, kuni hilisõhtuni on täiesti täis. Meil on siin siis põhimõtteliselt 3. päev, aga sinna me veel jõudnud ei ole. Aga täna lähme. Juba on neeritud. Eile õhtul mõtlesime, et lähme ja siis me jõudsime sinna, siis meil öeldi, et sinna tuleb üldse broneerida aeg ja siis ma sinna ei lastagi. Peaaegu kõrvalmajas on toidupood, spaar. Isegi ei ole ainult toidupood, vaid seal saab kus süüa sooja toitu. Väike siuke pisike kohvikosa on ka. See ruumi on kenasti 2 autole. Natukene raskusi on meil olnud selle nina ees parkimisega, eriti selle Renault Clioga, sest ta on nii madal, et põhi kipub vasta minema. Maja uks näeb välja natuke nagu aken, alguses ei saanud leidnudki ust üles. Miinus ongi siin, et ei ole nagu päris nagu kappe. Et on nagu siuksed süvendid seinas ja saad riputada riididega nagu, et oleks mingid sahtleid või kappe, kuhu nagu saaks asjad välja võtta ja panna nagu ilusti riidid, et seda ei ole. See kose, see veekohin nagu on jumala hästi kosta. Ja hommikul kell 4 äratavad meid kuked. Ümberkaudsed. Basseini me see aasta taga ei ajanud, kuna kliima on siin niikuinii selline, et päris soe ei ole. Et ühe korra oleme saanud siin hommikust ka süüa, kui oli soe. Eile hommikul oli külm ja sadas vihma. Täna hommikul ka pisut jahedam, sõime ikkagi toas. See on meie põhilaud, kus sööme, teeme tööd. See on meie põhiala. Selle toa parim osa on nagid. Kuidas on riputatud nagi seina?
aga meie hind ikka oli tõesti super sellise maja eest, et noh, siin on ühes ja teises nurgas koorub värvi maha aga noh, see on selle niiskusega, mis siin on arvestades ikka täiesti normaalne. Ja munahaisu ka pole, mida me kartsime. Aga aitäh vaatamast meie tuuri. Tšau! Tšau! Ja lähme siis avastame täna natukene saare kaugemaid otsasid. Sandra Kiidi minutit tuleb nüüd. Ei tule. Täiega nagu Aasias. On väga kihvt.